videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja meie planeet pöörleb edasi kurivaim. Ma isegi ei mäleta, mitu kilomeetrit sekundis ta, nojah, niimoodi kuhugi läks ja veel seal igasuguseid telgi ka kohe kuhjas koos. Ei ole midagi parata. Olud meil on täpselt sellised, nagu nad on, igasuguseid uudiseid tuleb. Aga te vaadake, mis laadi uudised need õige on. Eks nende uudiste juurde tuleb ju ka kõiksugust värki ja pole midagi parata. Elu on juba niimoodi seatud, et keda huvitab naabrimehe aluspesu ja keda huvitab miski muu. Keeruline ta kõik ju on, aga pole parata. Nagu me näeme, helistatakse ka sisse, sest on ju inimesed kuulnud, et ma häälitsen ja siis nad tahavad esitada küsimusi, aga nagu ma olen öelnud, ärge esitage igasuguseid küsimusi, esitage küsimusi, millele on ka mõtet vastata. Piiksub nii ja piiksub naa, pole midagi parata, aga aeg-ajalt tuleb siiski ka mõistlikke kirjatükke. Näiteks ühest suuremast kirjavahetusest on pärit niisugune tõdemus, ma nüüd ei tea, kas see oli seotud siis eelmiste saadetega või millega, aga üks hea kirjutaja pikemas kirjatükis märkis ära, et Andrese tehtav saade on faktipõhine. Enam-vähem niimoodi ta on ka. Kertu tehtav saade on tundepõhine. Igori tehtav saade on absurdinaljapõhine ja Marguse tehtav saade on nende kõikide segusega. Võiks ju öelda, et see saade, mis ma siin tasakesi teha jauran, see ongi selline, et vabandust, ei ole see häälevärk ja nägu veel nii korras, et võiks päris rõõmust hõisata. Stiilitu siis. Aga mida ma olen teile rääkinud? Ma olen teile rääkinud, mis asi on ühiskond, kuidas toimib ühiskond läbi üksikisiku. Näiteks ehkki järgi me saaksime teada, et ühiskond on ajalooliselt välja kujunenud kooselu vorm sotsiaalsete ehk ühiskondlike suhete ja institutsioonide kogum. Eks institutsioon oleks ju ka võimalik öelda kenasti eesti keeli, et see on siukene elukorraldus, olgu ta siis riiklik või olgu ta poliitiline või olgu ta kunstiline või olgu ta minu pärast rituaalne, aga see on tava. See on see tava. Tegelikult võiks ju öelda, et ühiskond on üksteise ohutut käitumist matkiv inimhulk. See moodustab ühiskonna. Alles jäetakse need knifid, need käitumisvormid, see olek, mis tagab ellujäämise. Loomulikult lähevad siin asjad ka paigast ära, sellepärast, et kui lapsed on õpetatud sõna kuulma, siis teate, kõige perverssem on see, et nad ei mõtle kunagi midagi uut välja. Ja loomulikult väidab keegi selle peale, et see on üksteise ohutut käitumist matkiv, et inimesed on ju kõik erinevad.
no võib niimoodi öelda ka, see on muidugi paras Monty Pythonilik nali, see oli vist Brian's Life'is, kus mees, keda peetakse Jeesuseks, tuleb akna peale ja hüüab, et te olete kõik erinevad, mille peale keegi sellest massist hüüab, mina ei ole. Vaat tema on jah ühesugune. Laias laastus oleks praegu mõõdukalt solvav ja tähelepanu äratav alustada sellest, et viimase 30 aastaga olla psüühiliselt haigete või vähemalt tasakaalutute inimeste hulk kahekordistunud. Iseenesest kordistamine ei pruugi tähendada midagi hullu, sest kui CO2 hulk atmosfääris kahekordistuks ja oleks 2 korda 0,002% või 3, palju seda on, siis kas sellest oluliselt midagi muutuks? Vaadake, magamistoas me ei ole ju hommikuks surnud, kuigi õhk võib paks olla. No karjääri koha pealt mainitakse, et töö, seda ma lugesin kuskilt, töö sunnib paljusid, no jah, ütleme paljusid, antidepressantravile. See tähendab, et sa oled viinud enda nii kaugele, et see töö käib sulle nii kuradi kombel närvidele, et võtad ühte antidepressanti või võtad teist antidepressanti ja tegelikult imiteerid sellega mõneti suitsiidi. Pidi olema niisugune asi nagu vale valiku väsimus. See on üks peamisi põhjuseid, miks inimesed ei liigu järgmist tööd tegema või midagi muud tegema isegi siis, kui nad on juba praegu jälle üks moodne tegevus läbipõlemise äärel. Muidugi võiksin veel täiesti irooniliselt, et ma sain šoki, kui ma kuulsin, et ma olen läbipõlemise äärel. Šokki pole ka keegi naljalt näinud. Muide, ma lugesin, see võis olla Postimees, võib-olla koguni Elu24, see on üks väärt koht, sealt leiab kõige muu vahelt ka midagi muud, nii nagu tervest Postimehest, mida kinnitab ka Andres Raid. Ma lugesin tõelise šoki võimalust. Nimelt üks vanem daam sõitis Viljandis rattaga mäest alla, aga siis selgus, et pole tal esimestega tagumist pidurit ja muidugi juuksed tõusid püsti ja küljeli tema käntsas ja puusaluu tema murdis ja siis ta ütles, et üks tütarlaps tõi mulle vett ja ma olin ju šokis ja vaat tema võis tõesti olla šokis. Kõigepealt põrutus puusa, mis iseenesest on valus. Teiseks, ega see vana pea ei ole ka korvpall, et muudkui põntsutad mööda asfaldit ja avanti popolo. Jah, aga need tõdemused, mis ma teile siin esitasin, need on pärit ikka päris psühholoogilt. Ja mina natukene pelgan neid, sellepärast, et teate, need šokid, need läbipõlemised, need värgid. Te võite muidugi öelda, et mehed peavad ka nutma ja sellepärast on meil ka selle samuse täis artikleid, kus ma nutsin, mida klassikud ütlevad, vähemalt minu lapsepõlves, et mida sa vesistad, mine kuse tühjaks, vabandust, muidugi, aga täna eelreklaamis ma viskasin välja sellise sõnapaari nagu ootame Godot. Godot iseenesest huvitav frukt,
Aga enne kui me jõuame Godot tarvitamise juurde, astugem tõtsat ei kuhugi mujale kui Parkinsoni seaduse kanti Peteri printsiipi. Olen ma teile seletanud korduvalt. Ja kes sellest natukenegi aru sai, teeb endale pika pai mõlema käega, sest tunnistan ausalt, Peteri printsiip oli mul isegi Vene Kroomus kaasas ja ma lugesin teist ikka siit koha pealt ja sealt koha pealt ja mind intrigeeris just see, et herr Peter, kui ta üritas seda teost trükki anda, tema teos lükati pidevalt tagasi ja põhjendus oli, et kuulge, tehke kas teaduslik uurimus või naljaraamat, aga vaat kahte korraga ei saa. No niisugune asi on muide võimalik ainult Britannias, sest inglise naljad, need on nagu nad on. Võtke kas või maailma esimene huumorikirjanduse teos. Tõepoolest, seda võib lugeda vaata, et arvult esimeseks meile arusaadavaks, vähemalt Charles Dickensi Pickwick klubi alles jäänud paberid. Jummal hoia. Juba see on naljakas, et seal ei ole vist lehekülge, kus need vanamehed, kes ringi tuiavad, sääski ei tapaks. No vaat see sääse tapmine, see on huvitav, sellepärast et vene keeles on väljend kärbseid tapma. Aga see ei tähenda mitte summide kallale minekut, vaid see tähendab siukest imepisikest pitsikest, kuhu siis kallatakse omale, kas see oli 16 milliliitrit või paljukest teda oli. Ma võin siin segamini ajada, ma ei jaga neid värke, ma klunk, sellest saan aru, aga muu on keeruline. Ja nii kuradi igav, et jälle võtad tilgakese ja niimoodi tuied. Ja võib-olla see sääskede tapmine on ka kuidagi pidi selle sugulane. Aga Parkinsoni seadus, see on sihukene, praegu on juhtimiskoolitused ikka veel moes nagu ei kunagi varem, õpime juhtima. Mida juhtima? Pole tähtis, peaasi, et sa oled juht. Sa oled läbinud juhtimiskoolituse. Noh, ja edasi. Aga nagu laulusalm ütleb, edasi polegi midagi. Koolitus tuleb läbida. Ja see Parkinsoni juhtimisalane tõdevus on, et töö hulk kasvab, kuni see hulk maht täidab kogu töö valmimiseks saada oleva aja. See tähendab, et jõutakse ikkagi tähtajaks, aga ametnikud annavad üksteisele ju tööd juurde. See ongi Parkinsoni seaduse esimene oluline põhimõte või asjaolu, et iga ametnik soovib kasvatada nende arvu, kes talle alluvad ja nende läbi takistada oma konkurente, kes võib-olla teeksid seda tööd paremini, aga ei, mina olen ülemus. Ja muidugi jah, ametnikud töötavad suures osas üksteise jaoks ja sõltumata töö hulgast pidavad, vähemalt sel ajal 50-ndatel möödunud sajandil, kui Parkinson oma teosega maha sai, töö hulk kasvas 5–7% aastas, kas ka väljund see, kus, ütleme nad, rahvas paneb raha kokku ja ostab elukale süüa ja elukas muudkui õgib ja ega see kontroll, kes temaga koos veel õgivad, seda ei ole. Ja mitte keegi ei tule pähe kontrollida, et palju sel elukal siis teisest otsast väljaga tuleb, kui üldse. Või tuleb sealt ainult, jälle klassikute ütlus, sooja õhku. Millest muidugi ka, mis on edusamm. Ja bürokraatlike
ametnike hulk ehk bürokraatia diktatuur suureneb, olenemata tehtud, kui üldse tehtud töö hulgast. Jeekimeid sinna ümber nõupidamisele, koosolekule, ma ei tea, põlema raugematus töövaimustusest tuleb aina juurde. Ja Parkinsoni seadus ütleb ka ladnalt ja lahkesti, et miljarditesse ulatuv tänase seisuga siis sadadesse miljarditesse ulatuv investeering otsustatakse hääletuse või kurat teab millega, minutiga, aga kui on vaja, see oli, tema näide oli töötajate jalgrataste parkla, mis iseenesest on inglise nali, sest ega töötajal autot ei ole, tal on jalgratas, mida parkida. Kus sa siit trügid, autoga sõidan mina, sest mul on rohkem alluvaid kui sul. Parkinson toob ka imelise näite inglise ürgvõimsast maailmakuulsast laevastikust, kus see on minu interpretatsioon arvudes, kus alguses administratsioon ehk kaldapersonal ehk sadama jeekimid oli 10% mahust. Ja siis tal olid vist aastaarvud ka kirjutatud, kui jõuti selleni, et laevastik oli 10% kaldajeekimite mahust. Ja oligi prõssus. See on muidugi, siin on üks tegelane, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga tegu oli ilmselt inglisekeelse maailmaga, kes tegi mingisuguse, ma ei tea, 80 või 88 rida programmi, et teha kindlaks, kust ja kuidas sünnib kurjus ja selgus, et kurjus ei sünnigi kuskilt ebaõiglus ja kõik see muu. Et see on sisse kodeeritud, seal oli niimoodi, et mingid jupid pidid hankima endale ja teistele elatist, et kõigil oleks tore olla ja nad hakkasid seda tegema, kuni tekkis mu meelest isegi pisikene pidurdus, kuni 1, 2, 3, ma ei tea, mitu nendest avastasid, et aga miks ma pean ise ringi tuulama ja seda pudi-padi nagu kunagi vist taheti Pokemone taga, siis selgus, et see on kellegi luureprogramm, et saada hirmtäiuslikku pilti sellest, missugune linn välja näeb. Miks ma pean neid kuradi Pokemone ise taga ajama, kui ma võin naabri omad ära võtta? Ja niimoodi läkski lahti. Ratsionaalselt rünnati naabrit, võeti ära kogu tema saak, jäeti ta kuivale. Ma ei mäleta, kas seal oli tegemist sellega ka, et kui sa tükk aega saaki ei saa, et siis on kõik või umbes sedamoodi. Põhimõtteliselt see 80 või 88 reaaline programm kinnitab meile ainult ühte väikest asja, et Parkinsoni seadus kehtib. Ma ei tea, kas seal tekkis ka orjastamise moment, küll aga jah, kümnise andami maksustamise moment tekkis. Ja nagu ma lugesin seda väga kiirustades ja rabasin ainult põhimõtte, mis toimus, aga seda finita la komöödiat seda ei vaadanudki, sest enam-vähem selge oli, kuhu ta läheb ja ma ei teadnud, kas ma hakkan sellest teile rääkima või mitte. Aga täna, tulles nüüd selle programmi jupi peale, kood 80 või 88 rida, palju teda oli,
mida seda teist arvu vist Saksamaal eriti öelda ei tohigi, siis vaatame viimaste päevade infokildusid pealkirjadest, millest selgub otse või kontekstiliselt, et aprilli seisuga oli 1100, no ärge uskuge neid arve, mis lõpevad nullide või viiega, umbes 1100 ettevõttel maksuvõlg ja 100 000 inimest oli öelnud eraisikutena tere, kohtutäitur. Elusihuke. See tähendab, et see 80 või 88 rida toimib meil. No, lugesin mina ka, et selle kirjutas muidugi üks vanem inimene. Ma mõtlen seda, et kas meil võlavangla on olemas või ei ole olemas. Kas võib kuidagi pidi selle asemel, et hakata võlgu maksma ja elada väga peos suhu vangi minna ja saada seal regulaarselt sooja sööki ja privaatsuse ja kõik muu taolise, mis vana inimesele kõlbab, kuigi võt jah, tegelane kirjutab, et see tegu tuua Rootsi gängstad Tartu vanglasse on ebamoraalne, Eesti tulevikus sügavalt ja kestlikult kahjustav otsus. See annab tunnistust, kui lühinägelikud või hoolimatud või lollahned või oma arvamust avaldada kartvad või tänapäeva maailmapildis mitte orienteeruvad või suure osa rahva arvamusele, seisukohale sülitavad või kõik see kokku on meie võimul olevad otsustajad. Ehk nagu siin nii mõnigi võib teha ju põmpsat shortcuti ehk kasutada lühiseost. Bürokraatia diktatuur raisk. Ja seda kirjutas ja Tallinna Ülikooli, või oli see Tartu? Ei, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, Eesti Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudi juhtiv teadur Frau Wernik. No kurat, võtku Eesti Rootsi suitsidoloogia instituut. Kas meil on vaja uurida Eesti Rootsi suitsiide või meil on paljudel juhtudel niimoodi, et mitte keegi ei julge küsida, miks on seis selline. Praegu jah, probleem, noored, tattnokad, igasugused. Siin lugesin jälle kuskilt, et Elva jaamahoone kohvikul visati aken sisse öösel. Mida see tähendab? Millised pidid olema tingimused, et üks tölmok võtab lamoneka ja viskab akna katki? Kas see oli selleks, et ärgitada kogu ülejäänud kamp ka vähegi sportlikumale tegevusele ega keegi taga ei aja või milles see tekib? Nad ju ei läinud sisse pirukaid pihta panema, lihtsalt paras auk aknas ja võib-olla nad mõtlesid, aga las olla sama sitt, kui mul on. No tähendab, ega nad ei tea, miks see on. Aga nad tunnevad ju kõik, et miski ei klapi. Ja me võime siin taas korrata üle vana küsimuse, et mis juhtub, kui nii teha, mis juhtub, kui nii mitte teha, aga antud olukorras on oluline, mis tehti
või mis on tehtud riigis, et nii juhtus ja mis on tegemata jäetud, et nii juhtus ja ilmselt vääramatult juhtub ka edasi. Kui me vaatame sõbraliku Soome poole, siis seal pidid ju märatsema ja peksma ja kurat teab mida tegema tüdrukute kambad, millest meil veel väga avalikult ei räägita. Küll aga kui meenutada kohtuasju, siis üks võrdlemisi võigas tapmisjuhtum, ka 2 plikat andsid siin teistele eeskuju, võib-olla olidki need suunamudijad, mine sa tea. Igal juhul publicity ehk au ja kuulsus tuli ja nüüd nad istuvad oma aja ära, võib-olla saavad hea käitumise eest välja ka, sest kurat neid teab, kas nad oskavadki halvasti käituda, aga korraga lõi. No ühesõnaga see pea ja põie vahekord läks valeks ja tapeti inimene. Olgu see inimene nende meelest nii loll kui tahes. Juba iidamast ammu on tõdetud, et kõige võikamalt tapavad need, kes ei oska tappa. Sellest on muide Nõmme raadios ka üks lugude seeria, üks naisterahvas on selle kirjutanud, ei ole mul meeles, aga see on enesetapjatega seotud. Ja kui seda ikka mitu korda kuulata, siis sa saad aru, et ongi seotud. Algab rongivilega ja nii edasi. Kui nüüd lisada, et siuksed jamad peavad ju ära lõppema, muidu me lõppeme ise nende jamade kätte, sest kui lapsed on meie tulevik ja meie tulevik meid kaigastega surnuks hakkab peksma. No samas teatud vanuseni muidugi pead vastu ka ja oskad avaldada ka psühhofüsioloogilist survet, mille kohta ma ühte kohta kirjutasin muide kommentaari, et klassis on ikka täielik bardakk ja õpetajad ei tule toime ja kuskil juba õpetaja tõugati ümber ja sai tema viga ja pidi. Ma ei hakka siin täpsustama, aga neid juhtumid on olemas. Ja nüüd tuletaksin meelde, et ka Loomingu raamatukogus on ilmunud eesti keeles ilus teos Allakäigu trepist üles, kus noor õpetaja läheb sellisesse kooli, kuhu tänane õpetaja julgeb ainult terve hulga turvameestega minna ja kuidas ta hakkab selle vandestikuga suhtlema, et asi korda saada. See on Allakäigu trepist üles, mida ei oska ka kurat võtku meie kutsutud ja seatud õiges kohas õigesti kasutada, seda kujundit ma pean silmas. Klassitäis käib alla ja õpetaja läheb ja ei lase neil alla käia. No siin ma targutasin see Napoleon või kes see ütles, aga ma tegin parafraasi, et õpetajat mõõdetakse vaikusega, mille ta klassi sisenedes kaasa toob. Kui tema tulekut, minekut ei pane keegi tähele. Kui ta üritab saada oma poisis, poisid, teeme pulli ka või? Ta saab peksa, sest selles koosluses on ta kõige hädisem. Ja muidugi tõdegem, et ajalugu kordub farsina. Ma ei tea, kas need, kes seda on korduvalt öelnud, ma mõtlen meie ajal, meie riigis, meie keeles,
kas nad mõistavad, mis see on, aga ajalugu kordub jäme koomilise jalaga tagumiku naljana. See on asja mõte. Võime muidugi öelda, et näed, ajalugu kordub, natuke pulli saab ka, aga see on ju no algselt muidugi farss oli, kirikutes etendati tõsiseid vaimulikke draamasid ja rahvas, et ära ei läheks, siis 2 vaatuse vahepeal tehti pulli ka, siukest laada nalja, jalaga tagumikku ja keegi ajas kedagi taga ja noh, heas mõttes farsi stiilis minu meelest, ma olen seda kunagi itaallastega näinud, on Carlo Goldoni 2 isanda teener, aga see lavastus oli mulle poiskesena, ma võisin siis 20-aastane olla, see oli omaette vapustus, kuidas nad seda teevad. Aga jah, võtame lihtsa näite ajaloo kordumisest frsina. Farss, jah, farss. Vene keeles on see, mäletan küll õigesti, hakkliha. Aga ma tahtsin tuua näite Ameerikamaa kodusõjast ja kenast laulust John Brown's Body, mis oli täiesti tõsiselt võetav laul. Kudapärgli moodi tema tuli, aga Siberisse tema nõukaaja algaastatel või umbes niimoodi jõudis ja sellest sai venekeelne revolutsiooniline laul, mille teksti mulle võis koguni näidata muusikakoolis üks õppejõud. Märt Kraav tõenäoliselt, sest tema armastas selliseid näiteid. Siis hakkas tema Siberist tulema ja jõudis Eestisse. Kes nüüd ütleb, mis sõnad see laul endale Eestis sai? Ma ei oska öelda, ma annan teile, ma ei tea, teen mõttelise musi otsa ette, ausalt. Ütlen ka või? Vaat Eestis sai sellest laulust Kalle, kus ta ostis valge hobuse ja nii edasi. Võib-olla seda on vanemad inimesed koguni kuulnud. Nii et näete, oli tõsiselt võetav asi, sai samasuguse populaarsuse väikeses riigis ja kaotas tegelikult igasuguse mõtte. Sest ega seda omal ajal vist kaine peaga eriti ei lauldudki. Nüüd võtaks ette ühe nüansi, oi jummal, kuidas see aeg lendab ja läinud. Kommentaar Igor Gräzinile. Muidugi paljud kommenteerivad varju nime all ja need varju nime all julged ütlused ja paljastused, need on parajad eneseupitused ja ülendused, et näe, mis mina oma varju nime all kõik öelda julgen sellele, keda tunneb terve Eesti. No, vaat see pull ongi, et erinevad kaalukategooriad. Ja see on nüüd järgnevaga seotud ja siin tuleb mulle meelde tegelikult Corey Fordi mõtlemise õpetus, meelega kirjaveaga tehtud. Thinking peaks olema N-iga, aga tema raamatu pealkirjas oli M-iga Thinking ja osteti küll, sest seal on kirjaviga sees, lollakas ei oska õigesti kirjutada ja ostis ära. Kes nüüd tillis sai? Aga
Grita, Grita, Grita. Kõlab ka umbes niimoodi. Kirjutab, et kuidas saab Gräzinit kutsuda ja kuulata, kui ta mõnitas, halvustas, alandas inimesi korduvalt ja irvitas inimeste peale Toompeal COVID-i terrori ajal meeleavaldustel märtsis 2021 kuni aprill 2023. Ja nüüd, head inimesed, astume küsima, mis juhtus, kui ta nii tegi. Ta läks tõsimeelsete meeleavaldajate juurde ja ütles, no mõnitas, halvustas, bla, 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 bla. Mis juhtus, kui ta nii tegi? Ma vastan, kõlakas läks laiali ja sellele meeleavaldusele, kus suur rahvahulk seisis selle eest ja selle takka ja nii edasi. Ta tõmbas sellele tähelepanu, et rahvale ei meeldi. Aga mis oleks juhtunud, kui ta poleks nii teinud ja lihtsalt takka kiitnud? Oi, te olete õige asja eest väljas kõik, andke oma hääl mulle, mina olen ka teiega õige asja eest väljas. What? This is the question, nagu üks lätlane turul hindade kohta väitis. Sama ka geiparaadiga. Mida nad õieti tahtsid? Mida rohkem me nende peale haugume, seda rohkem tähelepanu nad saavad ja nagu ma harvadest seal loetud killukestest aru saan, see oli ju nende eesmärk, saada rohkem tähelepanu. Samas, kas keegi pani tähele, et selle paraadi korralduse andis ei keegi muu kui Ursula von der Leyen. Ja tuletan meelde, et meedias käis läbi ka kuskilt õrnalt niimoodi, nagu jah, et Ungari esindaja ütles, et nemad ei allu sellele korraldusele. Pahandust kui palju ja siis sekkus ka Itaalia esindaja ja ta ütles, et Euroopa Komisjoni sekkumine teise riigi siseasjadesse on lubamatu. Ja nüüd läks von der Leyenil natukene niimoodi krõgin igal pool lahti, sest kui Itaalia ka hakkab iseloomu näitama, no seda on kõige rohkem vaja. Euroopa peab olema ikka nii, et Brüssel ütleb nieder auf, nagu vanas Nõukogude filmis ja riigid teevadki nii. Muide, Elon Musk esitas küsimuse, millele ta Brüsselist vastust pole saanud. See küsimus oli von der Leyeni kohta, et kui demokraatia on vabaduse alus, mida nad kinnitavad seal, peaks teie ehk siis Ursula von der Leyeni positsioon Euroopa Liidu juhina kindlasti olema rahva otse valitud. Vaikus. See, et Gräzin nimetas ausaid, vapraid, teadlikke inimesi lumpeniks, lollideks, kõntsaks, idiootideks, sest inimesed seisid ise enda eest. Seisid! Nõudsid valitsejatelt ja riigikogulastelt lõpetada see vägisi süstimine, lõpetada maskide kandmise nõue, nõudsid lõpetamist, selle valetamise lõpetamist ja COVID-i pettust. Aga mis oleks saanud, kui ta oleks kiitnud? Ta oleks uppunud
sinna massi ja mitte midagi poleks juhtunud. Pull. Aga nüüd inimesel on meeles see, et Gräzin loll siga ja süüdi ja meil oli meeleavaldus, millest ilmselt kasu ei olnud. Ja mida sa ikka teed? Väidetavalt oli Gräzin nendest lipsukandjatest kõige mõnitavam, ülbe irve näol. Just kui tahaks inimesed ära kuulata, rääkige siis, rääkige. Mis asjus te siin meelt avaldate ja nii edasi. Ja kui inimesed arukalt vastasid, siin ongi see, et aga selles teises raamatus, mida mina lugesin, oli hoopis teistmoodi. Ja selle koha peal jooksevadki asjad tavaliselt ummikusse. Ma ei esita oma seisukohta millegi suhtes siin, ise ma maski ei kandnud. Ja isegi tohtri juurde minnes, kui seal õde andis kohe ukse peal maski, ma keeldusin vaikselt viisakalt ja sellega lepiti. Aga muidugi ma tean, et kui sa kardad, silmnähtavalt kardad vahele jäämist, siis on hull küll. No siin muidugi see Gräzinile kirjutatud kommentaar. Ma ei ütle kommenteerija kohta mitte midagi halba, sest ta teeb ise hetkel seda sama, mida Gräzin, ainult et see on natukene järellainetus, natukene farsilik, natukene selles suunas, et sellest ei saa kasu olla. Anname sõna ainult neile, kes mulle meeldivad. Aga seda sama ütles ju ka võimuladvik, kui need meeleavaldused oli. Ma tean, need mõttekäigud hetkel on liiga keerulised. Aga pole midagi parata. Kui me tahame uut tulemust, me ei saa kasutada vanu vahendeid. Ja kõige hullem on just kargo kultuslik. Me kõik oleme seda filmis näinud. Võtame nüüd tõrvikud ja teeme tiiru vanalinnas. Näitame neile. Sama tahtis ju see film ka, et võimalikult palju publikut oleks ja sellepärast olid ka niisugused stseenid, mis mõjusid. Aga te näete, et jah, muidugi selle koha peal ma tuleksin nüüd korraks Tipa-Tapa Godot juurde. Kena koht, meelt ülendav vaatepilt, lähme minema. See ongi Samuel Becketi, kahetega muide, näitemäng Godot oodates. Ise ta oli iirlane, kirjutas selle näidendi kuskil 1948 või 9 ja Britannias iirlase kirjutatud näidend jõudis lavale alles 1952 ja prantsuse keeles Prantsusmaal, siis hakkasid inglisekeelset ka aru saama, et midagi siin on. Ja nüüd me läheme õige keerulisse udukogusse. See teatritükk, kus laval on 2 inimest, kuivanud puu ka. See kirjeldab suvalist ajastut ja suvalist ühiskonda, ka meie tänast ühiskonda ja siin toimumatuses toimuvat, see oleks ilus ütlemine. Seisavad 2 tegelast mingi tee ääres, kus see tee tuleb, kuhu ta läheb. Kurat seda teab,
kuivanud puu ja nad ootavad kedagi Godot. Nad ei tea, milline see Godot välja näeb. Nad ei tea, kas ta üldse tuleb, aga nende elu mõte on Godot ära oodata. No võib ju muidugi tõmmata kitsama paralleeli ka, äkki see on kellelegi arusaadavam, aga tulema peab Messias või Mahti või ma ei tea, lunastaja. Nad seisavad, nad räägivad juttu, nad ootavad, puu kuivab. Ja põhimõtteliselt, kui me otsime nüüd peategelast, kumb neist siis peategelane on, siis umbes nagu Quentin Tarantino filmis Ükskord Hollywoodis oli siukene film, siis ka seal ei ole võimalik leida peategelast, kuigi tundub, et aetakse mingeid asju. No kõige parem on muidugi Tarantino dialoogid, need on ju, sa jälgid ja kuulad oviga, äkki ma hakkan millestki aru saama, ei hakka. Ja võt seda filmi vaadates mul ka korraga plahvatas, et peategelane on ajastu. Ja täpselt nii, Godot oodates on peategelane ajastu. Ja meil, kes me seisame selle eest ja käime selle nimel koos ja nii edasi, see on ajastu, mitte meie. Kusjuures Godots võib öelda, et see on niisugune kihvt suur üldistus, et see on kõikide ajastute ja ühiskondade väikseim ühiskordne. No näiteks Krantside krants on kõikide koerte väikseim ühiskordne. Kui te matemaatikast ei mäleta päriselt, mis see oli, siis igatahes siin jah, selle Krantside krantsi vereproovist võib leida, ma ei tea, dobermanne ja käebuspintšereid ja ma ei tea, mis elukaid veel, krokodille ka võib olla. Need kaks tegelast, kes ootavad Godot, nüüd ma hakkan peaaegu et ropendama, sellepärast et ma hakkan kasutama võõrsõnu. Nad on eksistentsiaalses paralüüsis. Nad on. Nad ei ela, nad ei tee midagi, nad ei tooda midagi, nad on. Ja see ongi nende pidurdunud olemasolu. See on siukene ülekoormav seisund, kus ajutegevuse kriisis ja elu mõtte otsimises ehk õigemini nende kahe asja tulemus on täielik otsustusvõimetus. Vaadake, kui suur hulk rahvast läheb suurele platsile ja seisab seal, võib-olla tuletame meelde siin Margus Alvistera, ta vist jõudis peaaegu et valemini, et mida rohkem inimesi, seda vähem IQ-d. Aga niisugune sõltuvus täiesti võib olla. See on, jah, nad lähevad platsile, nad seisavad, nad ootavad lunastajat või Mahtit või ma ei tea keda mida. Ja mitte midagi ei juhtu, sellepärast, et seal on tegemist isikliku otsustusvõimetusega ja kunagi ma ei mäleta, kes. See võis olla isegi Ari Tuubin, kes võttis kokku, ta oli Sakala diskoteegi boss või midagi omal ajal. Et disko, see on see, kus inimene saab üksi olla, sest see mass ühesuguseid liigutusi ja üksteist matkiv mass ja see meeletu lärm tähendavad seda, et teda ei pane mitte
mitte keegi tähele. Ta on üksi. No võt, hiigelmeeleavaldused on samasugused. Ja vihastage või ärge vihastage, kui pannakse jälle püüne üles ja kõnepult ka seal. Ja kui keegi tuleb ja räägib siis rahva hulgale seda, mida nad ammu ilma teavad ja naudivad, et näe, tema mõtleb nii nagu mina, küll on tark inimene. Seisab ta samal ajal ju oma tagumendiga Toompea lossi poole ja tema ütlemised mõjuvad just nagu Toompea esindaja kõneleks vaimustunud rahvaga, et näe, kui head mehed, naised me siin oleme. Ja need kõik 52 sugu ka veel. Ja võt, kui inimene saab hiigla palju vabadust kätte, demokraatia vastastest vahenditest on kõige parem vahend veel rohkem demokraatiat. Eks sama ole vabadusega. Elu mõttekuse, suurte valikutega ja lõpptulemus on kurnatus ja tegevusetus. Nagu ütlevad klassikud, pohhui ja paha olla, aga me võitleme. Lõputu ootamine, et läheb paremaks. See on parim vahend vastutuse ülekandmiseks kellelegi teisele. Te kuradi kaabakad, aga vaat kui tuleb Jeesus või Mahti või see või teine või kolmas, aga te saate ja minul hakkab hea elada, sest nemad teevad kõik minu eest ära. Ja kuni need tegelased ootavad Godot, lunastajat või muud seukest tegelast, kuni nad on tardunud oma seisundisse, on nad nagu kõikide aegade korralik kuulekas mass. Egas molluskid Pireuse lahes ka muud ei tee, kui nad on. Nad on tuhandeid aastaid. Nad on. Nad säilitavad oma kuju ja käitumise. Ma ei tea, mida nad teevad. Aga see molluskid Pireuse lahes, see on ühe kõva mehe öeldud lause. Ma ei mäleta, kes see oli, aga kui keegi välja sõelub, siis jah. Nagu meiegi, et vaat kui nemad tulevad võimule, küll nad siis meie eest elama hakkavad. Aga milleks sind sitta ennast siis vaja on? Maailma ühiskonnad. No mitmed neist igatahes on lõpmatu ootuse seisundis. See ei loe, kas nad kõnnivad karjas mööda tänavaid, purustavad vitriine ja põletavad autosid või seisavad vaikselt millegi ees. See ei loe. Nad ootavad. Nii nagu need 2 jeekimit, kelle nimed mul meeles ei ole, ootavad Godot, et vaat kui Godot tuleb, Godot ütleb, mis meil tuleb tegema hakata. Kehtib ühtlane ootus, et siis, kui ta tuleb, juhtub ime. See ei tule ju. Hädad on siia tulla veel. Ja kõige imetlusväärsem on siin muidugi massi ettekujutus, et nad teevad midagi, need ei ole isegi asendustegevused, need on tegevuse matkimised. Elu ei parane, ometigi tegemist on meie suurte võitudega. Näe, meie käime kiiresti alla, kõige kiiremini maailmas. Me oleme teistele eeskujuks, davai! Ja me usume. Sest meedias ju öeldi, et meie oleme üüber alles ja nii edasi. Peketi tegelased ka seal muudki vehmerdavad rääkida, vaidlevad, võtavad mõnikord
ma ei mäleta, kas ise endal või üksteised saapad jalast ära ja panevad jalgad tagasi. No peaaegu, et nagu Võssotski laulus, et natsionajem bjegna mesti, alustame paigal jooksuga, võib-olla koguni põlve tõstetega ja kogu maailm imetleb meie saavutusi, nii nagu omal ajal nõukaajal sai. See oli vist Raimo Aasa nali, et spordijuhi unistus on, et kogu Eesti rahvas ühel ja samal ajal teeks rahvamatka ümber Peipsi järve kägarkõnnis ja tagurpidi. Halleluuja! Kes nüüd autorit mäletab, see on tubli. Ühesõnaga, need kaks tegelast imiteerivad tegevusi, püüavad jätta muljet, et neil ei ole sekunditki vaba aega, et nad teevad midagi nii tähtsat, et kui nad selle nüüd tegemata jätavad, siis on põrsus. Siis ei tule enam midagi, kodoost rääkimata. Ja nad ei märka, et nende ümber on lage maa ja tühi väli ja nii edasi. Ootus on nagu ootus ikka. Ise õppisin Kroonus mitte ootama, kuigi jah, Mikk Mikiver kunagi kiitis mind, kui ta andis 2 ülesannet mulle. Kõigepealt mine üksinda lavale ja hakka ootama. No Godood ma ei olnud siis veel näinud. No siis ma ootasin. Hakkasin tegelema mõttetustega ja ikka aeg-ajalt vaatasin, et no tuleb juba siis või. Ja siis Mikiver ütles nii, väga hea, nüüd igavus. Ja igavuse väljendus, selle eest ta mind kiitis, et ma tegin neid samu asju, mõttetusi, aga ma ei vaadanud sinna, ma isegi ei oodanud kedagi. Aga Godot ei tulegi, sest tulek oleks Godot jaoks loomuvastane. Siis peab ju nende 2 tolaga midagi pihta hakkama. Väljapääs võis muidugi olla ausas tunnistamises, et need 2 jääkimit võiksid tunnistada, et Godot ei tule. Me kastame kõigepealt seda puud. Äkki ta ei olegi täiesti ära kuivanud ja siis vaatame, mis sellest saab. Aga massi ülesanne, mamma mia, on alluda masstootmisele, iseenda massilisele taastootmisele. Ja see masstootmine, see võib olla valmis mõtted, laiatarbekaup, nii nagu AI, kes on ka paras suli, aga ta võtab inimese keskmise. Ja just see ongi ohtlik. Et ta kirjutab inimeste pealt nende keskmise maha. Praegu on juba neid meedias päris palju, aga keegi ei ole veel kokku võtnud, et ühel hetkel see AI lülitab inimese tegelikust elust välja. Ja kui inimene kobiseb, siis ma ei tea, mis ta teeb. Otsige üles Loomingu raamatukogust Isaac Asimovi Kadunud robot. Seal on üks imeline jutukene robotitest, kes hakkasid usklikeks. Ja kuna lähenes mingi kosmiline torm, mille puhul pidi terve inimkoosseis olema haaratud, et mingi energiakiir läheks maa peale otse kindlasse punkti, siis robotite juht laskis robotitel inimesed isoleerida, need on lollid, nõrgad, võivad teha vigu, ärgu nad segagu. Nemad täidavad Jumala käsu ise. Juba siis, kui ma seda esimest korda lugesin, oi, see oli ammu.
jättis see mulle väga sügava mulje. Muide, nõukaajal, nii kummaline kui see ei ole, neid jutukesi tehti ka telelavastustena. Muidugi ma arvan, et kuna 2 suurt tulekahju filmiarhiivis oli, siis ega neid alles enam ei ole. See triatsetaat ja diatsetaat ja mis seal olid need filmimaterjalid, see võis anda kohutava plahvatuse ja kui me uurime ajaloos, siis kino oli ohtlik koht, sest on ka mitmeid hulgimatuseid Eesti ajaloos, sest filmi rajakas plahvatas. Massi põhiülesanne on taastoota massi, alluda moele, käskudele, kõigele muule ja muidugi massi üksikindiviidide edasiviiv jõud. Seda sülitasin vist juba eelmiseski saates optikasse, on üleoleku tunne. Mul on suurem kui sul ja see ongi. Nii et parimal juhul 85-15. Kogu lugu. Umbes selle koha pealt katsuksin siis nädala pärast või umbes nii jätkata. Need aastad teevad liiga, ei olnud midagi teha, pidin telefoni sisse jätma, unustasin. Ja juba helistati ka, et kuuled sa, mis sa teed seal? Ja kui sa vastad juhuslikult nii, nagu ma olen mitu korda vastanud, et ma ei saa rääkida. Ahah, kuule, räägi mulle siis! Ja blä. Noh, praegu ma matkisin muidugi, aga ma ei ole kunagi valetanud, et ma ei saa rääkida. Sel ei ole lihtsalt mõtet. Nii et olge tänatud kõik toetajad. Ilma teieta on kuradi raske. Aga see ei tähenda, et nina peab norgu laskma ja koos suurema hulgaga minema seisma millegi eest või kodanik Godood ootama. Olge veel kord tänatud ja püha sõda läheb edasi.